tere, Rein siin ja täna räägime siis minu teekonnast, minu esimesest e-sigaretist kuni siis olevikuni välja, ehk siis kuhu ma lõpuks välja olen jõudnud. Nimelt ma näitan teile siis jah, et kuidas võiks liikuda, kuigi samas praegu on juba olemas nii palju moode, ehk siis näiteks kas või võtaks selle iSticki, mis sobib väga hästi ka algajale. Aga vaatame siis, kuhu ma välja olen jõudnud ja millest ma alustasin. Nii, siin laua peal on nüüd minu need moodid, mis mul siiamaani alles on olnud, ehk siis hoian neid nii-öelda reliikviana. Minu täiesti esimene suits oli Ego aku ja C4 atomiseeria. See konkreetne Ego aku oli 900 milliampertunnise akuga ja võib öelda, et ma sellega olin päris rahul. Kurat, laguneb käes ära. Nii, siis järgmiseks oli järgmine Ego aku, mis oli 1100 milliampertunnise akuga ja siin otsas on Vision VTEC Leo Aromizer. Miks mulle see komplekt meeldis rohkem, oli sellepärast, et esiteks Vision VTL oli võimalus vahetada küttekeha ja tolle aja kohta oli nägi see komplekt väga ilus välja. Edasi ostsin ma endale suurema e-suitsu, selleks oli Vamo V2, mida kahjuks mul siin laua peal enam ei ole, kuid pildid on teieni ikkagi. Miks mulle Vamo V2 meeldis? Esiteks minu täiesti esimene kogemus siis vattidega, voltidega, kuidas kõike reguleerida ja noh, siuke täiesti esmakordne kogemus, väga meeldis, kuid ma olin sunnitud selle minema viskama selle pärast, et 510 ühendus 510 keermed läksid katki. Nii, siis edasi ma sain super hea diiliga Evik esimese generatsiooni. Eviku peal ma olin kuskil pool aastat. Ma olin väga rahul. Esiteks komplektis oli aku kaasas, seda sai laadida USB-ga, kaasas oli laadija. Seda sai tõmmata samal ajal, kui sa seda laadisid. Kuid jah, esimese põlvkonna Eviku tüüpveaks oli see, et hakkas pragunema. Ma ei tea, kui hästi on näha, aga praod on sees. Ja ta on üldiselt siuke hästi õrn mood, kuid siiski väga super oli. Siin otsas on mul hetkel ProTank 2, kuigi kui ma Evikuga alustasin, siis mul siin otsas oli ProTank 1. Jällegi väga hea komplekt. Nii, kuhu ma edasi siis liikusin? Edasi ma ostsin endale sellise aku Fastehist X6. Siia otsa STV. Oi, see komplekt on väga hea. Esiteks, ta on väike, siin saab volte saab vahetada, jah. Ja otseselt ei olegi, ta on nagu Ego aku lihtsalt, sa saad volte vahetada. Noh, erinevad tulukesed siis tähendavad erinevaid voldi astmeid. Ma ei tea, see ei tööta see millegipärast selle, ma arvan, et vedelik on vahele läinud. Siis edasi tuli mul, mis mul tuli? Mul tuli Lavatube S60, mida siin ka laua peal ei ole, kuigi pildid on ka teile. Pidi tulema siis nii vattide kui voltidega, kuid tuli ainult voltidega, ühesõnaga sai ainult volte vahetada. Kuid siiski jah, sellega võisin ka väga hästi rahule jääda, sellepärast et see kestis väga kaua. Järgmisena soetasin ma endale siis esimese mehaanilise.
mul otseselt ei ole midagi selle kohta öelda, sellepärast et no oli ikka puhas käkerdis. Teleskoobi otsaga. Miks ma võib-olla ei olnud väga vaimustuses sellest, sellepärast et ma panin siia otsa selle sama STV ja ma ei saanud aru, et mis vahet on siis mehaanilisel moodil ja või siis kus ma saan vatte muuta või siis tavalisel ego hulgal, sellepärast et ma ei oska kirjeldada, aga ühesõnaga ma ei saanud mingit elamust sellest. Siis mul tuli soov soetada endale boks ehk siis karpmood. Siis leidsin iTeist VTR-i. Ütleme nii, et ma olin väga rahul, kuigi miinusteks see oli väga raske ja ta oli ikkagi piisavalt suur. Et ütleme nii, et kui taskusse panid, siis oli raskusi, et püksid üleval. Siis järgmisena tuli mul Hana V3. Hana V3 pildid on ka teile. Ja Hana V3 otsas oli mul Squap. See komplekt oli ka ikkagi päris hea, sellepärast et see oli minu teine karpmood ja see ulatus 30 vattini. Loomulikult siis akuohutusest ma nii palju teadnud, lugesin, viskasin vanad akud minema, ostsin uued akud, mis kannatasid kõrgemat pinget. Hana V3-st edasi liikusin Nemesise peale. Esiteks Nemesis koos Skyphoniga nägi väga super välja. Kuid sellist elamust, mida enamus räägivad, et mina ei saanud, ma ei tea, ma arvan, et asi võis olla minu koilis, milles iganes. Jah, tõesti, ta oli ilus. Skyphoniga super lihtsalt läheb ilusti täpselt siia peale ja on ühtne komplekt. Kui siiski mehaanilise moodi peale minge alles hiljem, lugege ennem hästi palju akude ohutusest, milles iganes. Niigi, mis mul järgmiseks siis oli? Asenduseks oli mul siid vahepeal. Mis sellest ikka rääkida, oli ka, sai volte muuta, sai vatte muuta. Siuke esimese põlvkonna Eviku aretis või siis mood, mis pidavat välja nägema nagu Evik. Ütleme nii, et jah, sarnane oli, aga ei olnud Evik. Edasi siis mul tuli Glaupur D5. Selline suur gigant. Siin otsas on Atlantis, mis tuli väga palju hiljem. Kuid ütleme nii, et seda ma nüüd juba kasutan väga harva, kui kätte sain, siis ma kasutasin seda ikka väga palju. Siin otsas oli mul veel Skyphone. Nii, mis mul siis veel on? Siis tuli jällegi mulle, kuna vana Hana V3 kadus kuskil ära, siis ma tellisin Fastechist uue Hana V3. See on mul siiamaani alles, väga rahul on sellega. Ja nüüd minu hetkel kõige viimane mood, mis mul on siis see iStick. Sellega ma olen siiamaani väga rahul. Aku peab väga hästi. Siin otsas on Lemo. E-Leafi Lemo. See on lihtsalt super. Et väike aku mahtuvus on ülihea. Ütleme nii, et nüüd ma olen 1,5 päeva saanud ilusti hakkama sellega, kuid siiski ma viskan ööseks laadima, et hommikul saaks tõmmata jällegi. Nii, väike ülevaade antud ja mida ma ikka teile soovitan, et mingi sisetunde järgi, ärge kohe kiirustage mehaaniliste moodide peale, alustage ikkagi põhilistest asjadest.
egopulgad, ma ei tea, kas tänapäeval on mõtet alustada nendega. Noh, miks mitte? Alustage kas või nendest, liikuge edasi samm-sammhaavalt, ärge tormake mehaaniliste moodide peale, ärge tormake 30-vatiste moodide peale, ärge tormake 50-vatiste moodide peale ja nii edasi, kui te ei ole lugenud akuohutuse kohta, selliste asjade kohta. Lihtsalt ennem uurige maad, kuid alustage siiski põhilistest asjadest. Algajale ma soovitan siiski hetkel komplekti iSticki, mis on 20-vattine, sisse ehitatud aku. Poodides on olemas juba komplektid e-Leaf, vabandage, iStick pluss siis Delta komplektid. Ma jätan lingid siia alla, ehk siis kust võiksite alustada oma teekonda. Aga aitäh vaatamast, peatse kohtumiseni!